Esimene harjutus on meil üks harjutus 1 minuti jooksul. Valmis, start! Valiku vaba. Võistleja võib valida, kas võtab ainult parema poole või vasaku või kõige tagumised või kõige esimesed.
sellise jama, et kõik on vaba ja edetabelis pole kooli vaja, siis sõltub kõik meist endist. Kas me saame lapsi sportima, saame neid motiveerida või jätkubki see niisugune poliitika, kus tehke seda, mida tahate ja tulemus pole tähtis. Suur aplaus tänastele võitlejatele! Täname Tarmo Popsport. Hea partner, nagu te näete, mitte ennast kumblema seda me tegija, vaid ka näitab ette, kuidas saada tugevaks. Aitäh sulle ja jõudu! Olen laste käest nõudnud ja ette näidanud, aga ise pole veel 4 ala niimoodi järjest läbi teinud. Et tegelikult päris hea ennast proovile panna. Tegelikult ei ole need ju üldseski rasked, et sul antakse aeg ette, teed kui palju sa saad teha, eks ju, aga õpetajal on kindlasti hea ka järgmine aasta nagu võib-olla võrrelda, et sellel aastal tegin nii palju, järgmine aasta kas läheb vähemaks või tuleb juurde midagi, et see näitab ju seda, kas ma olen midagi teinud üldfüüsilist või ma ei ole. Et see ei ole midagi niisugust, mis nüüd oleks niisugune väga kontimurdev asi. Võiks ikkagi olla piisavalt kõhulihaseid, piisavalt koordinatsiooni, et hüpata, et ma arvan, et see on küll suhteliselt heas harjutused välja mõeldud olnud. Mina ei anna kooduseid töid treenerina, aga kui on ikkagi sellised 4., 5., 6. klassi noored, siis kui ma ikkagi näen, et hüppenööriga hüppamine on väga kehva neid, siis ma ikka ütlen, et hüppake vabal ajal ka, aga otseselt niimoodi ma nagu ei anna. Ja mõned koordinatsiooniharjutused, et kui ma näen, et nad ei saa hakkama, siis et proovige või näiteks ründelöögi sammu proovige ukse piite teha, et niisugused asjad, aga ma ei anna nagu niimoodi kohustus, et sa nüüd pead seda tegema, et eks siis igaüks ise tunne. Mina kindlasti olen poolt, et kuna ma ise Järvamaal viin läbi kõike koolispordivõistlusi, siis ma ei ole näinud ikkagi niisugust last Järvamaal, kes ei tahaks rahvastepalli mängida. Nii 1-3 kui 4-5 klassi ikkagi enamus lapsed tahavad ikkagi mängida seda mängu. Jah, tõepoolest vahest võib ka haiget saada, aga ma arvan ikkagi, et terves elus võib ka haiget saada, et peame natukene seda õppima juba noorelt. No ma seda võib-olla jätaks tegemata, et kui me need võrdlused toome, et siis olgu nad õpetaja käes, igaüks saab ennast võrrelda ja võib-olla siis, kui ma tahan, saan ka oma sõbrannale rääkida või sõbrale rääkida, et ma siiski seinale need jätaks siis panemata. Aitäh teile ka! Ei, ära keelame tundub nagu parem vist ikka, ma arvan. Pigem on see, et anda võib-olla valida võib-olla või kuidagi moodi ei saa midagi, kui keegi miskast tõesti ei taha, ei saa arvesta sellega, aga ära keelame tundub liiga radikaalne, mõttes, et jah, ei. Täpselt kursis sellega, ma ise olen koolipsühholoog, ma ei ole õpetaja, ma täpselt ei tea, mis seda tehakse. Aga ma arvan, et arenguruumi kindlasti on. Et vähe diplomaatilise vastuse juurde, et ma täpselt ei tea, kuidas moodi seda tehakse, mida tehakse. Et jah, ma ei tea. Kas see nagu inimene võiks teha trenni nagu, et kehaline võiks paneda lihtsalt liikuma, eks ju, mitte trenni tegema, vaid liikuma, siis nagu aru saada, mis liikumine on. Ja siis nagu trenni võiks teha selle ühelt osa, tõsise trenni, eks ju teha. Aga ma ei tea, mis see tasakaal praegult on, et ma jään vastuse võlgu. Aga kindlasti on lapsi, kes on nagu kardavad seda sellepärast, et kas või, kes tahab kõik 5 saada, siis ta ei ole väga tugev, võib-olla kehasis ja tahab 5 saada, eks ju. Olen juba ikka natuke juba sellest ajast juba kursis, kui ta alustas seda tegemist. Ja nende osade aladega ma isegi olen oma noorteklassis kunagi kokku puutunud, sest meil vanasti näiteks koolinoorte Spartakiaadil oligi esimene päev olid kehalised katsed.
ja noh, muidugi poolt ja ma olen, ütleme, oma siin 30 pluss staaži juures juba puutunud kokku igasuguste erinevate katsetega. Meil Pärnus on ka kunagi viidud sisse ja ma isegi ülikooli oma lõputöö tegin sel teemal, et jälgida nagu laste, ütleme, füüsilist arengut esimesest klassist peale kuni siis lõpuni välja, kooli viimase astme ja viimaste klassideni välja. Et selle, ütleme, nüüd on küsimus muidugi see, et läbi nende testide, mida mina nagu olen aru saanud, et ütleme, võrrelda jah, okei, aga sa saad võrrelda siis, kui on kogu aeg iga aasta samad tingimused. Et mida ma ka oma näiteks seal ülikooli lõputöös kokku puutusin, et jah, tulevad küll tulemused ja tehakse samu asju, aga näiteks ka 60 meetri jooksu või mida iganes mingi jõuharjutuste puhul, võib-olla isegi küll kangi peal, see on nagu kõigil kang enam-vähem ühesugune, aga ütleme, sellised jooksutingimused ja muud asjad ja kas või see saalipõrandate teema, et väga palju sellega kokku puutunud, et kui nüüd et kui lihtsalt saaks nagu lapse arengut jälgida aastate lõikes ja et ta teeb need samades tingimustes, et siis ta annab nagu mingisuguse pildi selles lapse arengust. Aga kui, ütleme, teha iga aasta erinevates tingimustes, siis on ta natuke jälle küsitav. Et muidugi igati poolt ja ma ise koolis ka näiteks ikkagi väga palju selliseid kontrollteste ja katseid teen, ütleme, lastega ja just näitan ka neile eelmise aasta tulemust samades tingimustes, samas kohas tehtud ja nüüd selle aasta oma, et siis seal tekib võrdlus, kes on parem, kes on samaks jäänud, kes on kehvemaks jäänud. Eriti ei tohi teha enam neid. Ma nagu ei saagi väga aru, et me koole ikkagi siiamaale nagu paneme pingeritta ja avalkustame nagu koolide pingeread, aga samas, ütleme, spordivõistluste ja ütleme, nüükseid pingeridasid siis väga nagu avalikust seda välja panna ei tohi, et kuigi tegelikult mõnes mõttes ma mõtlen ikkagi seda, et kui me võistleme ja samas siis ongi see, et tegelikult näed, ma olen praegu nagu alumises otsas, et saaks järgmine aasta paremaks, ma pean midagi ette võtma, trenni tegema, et miks ka mitte, et olümpiaadidel samamoodi igas aines pannakse nagu, tehakse pingerida, pannakse punkte, pannakse hindeid, et ega me ei saagi, ma ütlen, et liiga ninnu-nännuks on ikkagi läinud see laste teema ja eriti maast madalast, et pigem võib-olla hakata seda vaatama, et näiteks seal algklassides, et kes seal ikkagi tunde annavad ja mismoodi. Et kui seal ikka õpetaja võtab kätte ja teeb lihtsalt oma algklassi lastega seal rahvatantsu, okei, see on ka tore asi, aga et kui ikkagi 3. või 4. klassi laps ei ole veel ühtegi korda palli kätte saanud, mida iganes, või ei ole mingit pikemat distantsi ette võtnud, siis on nagu hakkad mõtlema, et kuulge, et alloo, et ja mida sa siis suuremates klassides saada tahad, et see ongi, et ma ei tea, see on minu arvamus. Ma teen iga aasta lõpus ka sellise tagasiside küsitluse laste hulgas, et mis alad nagu rohkem meeldivad ja nii edasi. Et seal on jälle, kellele meeldivad pallimängud rohkem, mõni tahab just sellist vastupidavuse poolt, et kellele jälle selle natuuri poolest, et kellele see pikem maa paremini sobib. Iga aasta korraldame ranna, lapsed viime korra liiva peale, et muuta neid sporditingimusi. Kõige suurem rõõm on ikka see, kui tullakse tagasi, öeldakse, et see, mis nagu tehtud on olnud õige ja võib-olla kooli ajal nad võib-olla ei saagi aru, et ma olen nagu põhimõtteliselt kasvanud selgeks teha seda, et te teete ise endale. Et kui laps hakkab aru saama, et ta ei tee vanematele ega õpetajale või kellegi teisele, et neid harjutusi asju või mida iganes seda trenni, et see lihtsalt ka kooli kehasi tunde võiks nagu, ütleme, gümnaasiumi osas ka, ma arvan, et ikkagi rohkem olla. Et isegi lapsed ise küsivad, et miks neil nii vähe tunde nagu on, et tahaksid nagu rohkem teha, et võib-olla see ka mõjuks nagu positiivsemalt, aga ma olen rohkem nagu ka üritanud seda minna, et rohkem nagu terve kooliga üritusi teha, ütleme seal rattamatkapäevad, saada ikka suurem osa rahvast ratastele, et ütleme Pärnust välja seal Valgeranda, teha seal üritused, teha kogu klassile seal mingid võistlusi ja asju, et kõik saaksid natukene panustada, sama on meil see meremiili teema, et kõik osalevad, panevad ikkagi rinnanumbri peale vastavalt oma võimetele, see on nagu see, et võib-olla toob mulle lapse veel rohkem sinna spordi juurde, et see on ja mõni ka isegi gümnaasiumis ikkagi ärkab, et kuna mul põhiteema on või põhiaste, millel ma annan ikka on nagu gümnaasium, siis seal ikkagi nii mõnedki küsivad seal, kes 10-ndasse tulevad, et kui soovite, kas saab kuskil trenni või mida iganes, et kuigi võib-olla jah, vanus on juba, hakkab nagu tiksuma, aga parem hilja kui mitte kunagi, et samas ei ole ju kellelgi, et siin on meil ka ju Eestis tippsportlasi ja tuntud sportlasi, kes on alustanud suhteliselt hilja, et kui sa ikka tahad teha ja oled tõsine töötegija, siis ei ole probleem.